Ei saa jätta kaamerat sisse lülitamata sellises kohas nagu Monte Grisa. Hiiglaslik katoliiklik kirik, mis siis sellist Trieste, ütleme niiviisi, üsna brutaalset arhitektuuri esindab. Aga kahtlemata temas on ka oma teatav võlu. Kõrgub ta siin Trieste kohal ja filmin sellepärast, et veel aasta tagasi ei olnud siin lubatud filmimine ega piltide tegemine, mis on nagu iseenesest päris kummaline, sest see on üks parimaid vaateid siin kogu linnale ja seal kaugemal ka väiksele toredale Mucha külale. Hoone ise ka kahtlemata väga, võiks öelda, mõjus. Ja siin kenasti all, ega siit jalgsi ei lasku, mingi rada kuskilt peaks minema küll, aga seda ei ole praegu siin plaanis isegi otsima hakata. Aga siin all on siis Trieste selline suvituspiirkond, Parkola rand, kus alati kuuleb huvitavaid uudiseid. Näiteks mitte kaua tagasi seal Parkola rannas kalamees jäi ilma oma kalast, sest selle ammustas tõnge otsast ära teine veelgi suurem kala. Nii et väikesed sellised haihirmud siin taaskord on Triestes üleval ja seal kaugemal paistab siis juba Sloveenia. Osaliselt miks selline hiigelkirik siia ka ehitati. Praegu siin ei paista isegi tema mõõdudele täielikult, aga oligi siis soov näidata Jugoslaavia kommunistidele katoliikluse väge ja vägevust ja nõnda ta siin püsti pandi, nii et teda tõesti praktiliselt igalt poolt ümbruskonnas on võimalik näha ja ei saa salata, siukese nõukogude aja arhitektuuri saavutustega põrkasin vastu seda äärt praegu lihtsalt. Tõesti hea, et siin muidugi äär on nõukogude aja arhitektuuri saavutustega tuttava inimesena, siis ütleme niiviisi, ta nagu natukene küll kindlasti meenutab näiteks kas või kolhoosi arhitektuuri 70-ndatel, 80-ndatel, võib-olla mingit sellist suurt viljakuivatit. Ja mingil põhjusel tõesti siin ei lubatud filmimist. Võib-olla see arhitektuur lihtsalt on liiga monumentaalne, et seda filmile nagu kanda. Aga vaatame, kas äkki õnnestub siin sisse ka astuda. Seal on ka mingid sildid, mingid keelud. Arusaadavalt ei tohi koerad siin tulla. Aga lähme julgelt astume sisse. Kohe sellised selged riietamispiirangud. Sisevaade on muljet avaldav kahtlemata. Kujuta ette, kuidas see olukord siin näiteks võiks olla pimedas öösel. Ilmselt küllaltki isegi hirmutav. Aga korraks siin teeme väikse pausi siis. Seda interiööri teile veel jagades. Pärast ümbruskonnas on kena männimets ja metsapark ka, seda võib ka vaadata. Näete, isegi orel siin paistab olevat ja kenasti altarilaud ja Kristuse kuju koguni kirikus. Mis on ilmselt eelduspärane. Jah, ütleme omapärane betoonlahendus ja kindlasti võib-olla mingis science fiction filmis annaks seda kasutada. Mul kuidagi nagu lausa meenub, et seda on tehtud. Aga siit, kui vähegi näha on, siis Miramare loss paistab ka kaugemalt. Väiksed toredad laevukesed kulgemas ja kui siin merel veel näha on, loomulikult ka legendaarne Jahtaa, sellest juba juttu olnud ja siit siis veel Trieste vaadet ja korra pööran veel kaamera siis selle kirikuhoone poole. Ta tõesti on ikka tõeliselt massiivne. Selline 70-ndate betoonkonstruktsioon. Väiksi selliseid lagunemisi märke ka juba, aga siin ta siis kogu Trieste jaoks on vägagi nähtav ja nähtav veel palju kaugemale ka.
öösel nagu väga eredalt valgustatud ei ole, aga midagi siin kahtlemata toimub. Ja selline kena männimets ja karstikaljud siin ümberringi. Kohe vahetus läheduses on näiteks ka Prosecco küla, mis nüüd iseenesest midagi väga muljetavaldavat ei jutte endast, aga Prosecco viinamarja sort on siit siis nagu lähte ja ilmselt oma nime saanud ja seda siin tõesti pakutakse igal pool ja võrratuse valikus ei saa salata. Aga siin veel siis vaadet nagu natukene Dresdele. Päike on nii ere, temperatuur 33 kraadi ka. Tundub nagu 36 või 7. Nii et selles mõttes ega see mõte jälle eriti ei liigu ja mingit ettekujutust ei ole, mida see kaamera praegu siin filmib või ei filmi. Nii et ehk mitte pahandada, aga tõesti siin see võrratu vaade on siis nüüd inimestele nagu lubatuks tehtud, et siin ka filmida võib, mida varem ei lubatud. Ja mulle muidugi meeldib see tore männimets ka, kuidagi nagu selline väike Eesti igatsus, no on juba mõnda aega siin ka oldud, pole imestada. Ja temperatuurid tõesti on olnud nagu sellised meeldivad, ütleme nii, alla 30, 31, 32 kraadi pole siin väga just laskutud. Ja no kohalikud ikkagi ütlevad, et see võib-olla päris tavaline ei ole, aga teiselt poolt kuumad suved on kogu aeg ikkagi olnud. Mitte võib-olla iga aasta, mitte võib-olla nii vara, aga see ei ole päris ikka midagi päris erakordset. Kuigi siin jah, hoiatatakse ja hirmutatakse inimesi. Mitmeid tuleõnnetusi siit Dresdest ka olnud just selle aja jooksul. Et eilegi kuulasin ma neid sireene ja isegi sellist põlemise lõhna jõudis korterisse, sest mitte kaugel, päris meie lähedal mingi selline suurem tuleõnnetus toimus. No mida iganes. Dresde uudistes põhiliselt vahendatakse alati seda, kus kedagi lõi või autod kokku põrkasid, midagi sellist. Aga üldiselt on siin ju ikkagi märkimisväärselt väga rahulik merevesi ka, väga puhas. Siin on näha, et see sadamaala on muulidega kaitstud, Parkola rand suhteliselt avatud, nii et vesi siin vahetub, liigub. Ja hoolimata sellest, et siin rannas on tõesti päris palju inimesi tihedalt koos, siis on see selline tore puhas soolane Vahemere vesi, mida nautida. Ja veel kord selle hoone poole siis vaade, sees hakkas kostma mingeid muusikahääli ja vahepeal mingit hirmsat kolistamist ka oreli tagant, ei tea, ei jäänud seda vaatama. Kuskil siin peaks olema ka mingisugune väikene baar või restoran, mis ilmselt siis loodetavasti ka palveränduritele pakub natukene kodutust ja mida tõesti tasapisi hakkab vaja minema, tuleb siia varju peitu minna. Aga mine sa tea, võib-olla midagi jääb Dresdest veel kaamera ette. Teine mägi kohe siit üle lahe, siis Mudža kohal on ka kindlasti arhitektuuriliselt palju harmoonilisem ja kaunim varasest keskajast pärit kirik, üks vanimaid pühapaiku ja loomulikult kõik need kirikud on siin rajatud ikkagi muistsete pühapaikade kohale juba ristiusu eelsest ajast, nii et siin on sellist vaimujõudu mitmel tasandil koondunud. Aga see on võib-olla see koht, mida tegelikult tahaks näidata teile ja loodetavasti võib-olla natukene ilmad muutuvad leebemaks. Isegi vihma ju lubatakse ja siis võiks sinna ühe sõidu ja jalutuskäigu ette võtta. Oleks mida näidata ehk rohkem. Nii et selline väike vaade siis selleks korraks.